Nii, no tere päevast kõigile, kes meie tootearenduse robootika virtuaalsesse infotundi tulid, et kuna nüüd eelmine sessioon natukene venis ja siiamaani pole veel päris ära lõppenud, siis tõenäoliselt osad inimesed veel liituvad. Aga kuna meil toimub ka salvestus, siis hakkame pihta ja infotunnis siis teeme pigem sellise kompaktset, väga pikka loengut ei tule. Ma õppekava juhina siis tutvustan natukene meie õppekava ja meil on ka mõned kursusel õppivad tudengid siin liitunud, kes võib-olla mõne sõnaga oma vaatepunktist räägivad ning siis juba hakkame rohkem küsimustele vastama ja vaatame, kas tekib küsimusi. Et nagu ma usun, te juba olete infot leidnud, et kui kõige kiiremini saab siis Tehnikaülikooli kodulehelt meie õppekava kohta info, et kui te panete otse brauserisse meie õppekava lingi, otselink on siis taltech.ee/tootearendus, jõuategi otse siis sisseastumise tootearenduse robootika kodulehele. Ja see koduleht on mul ka praegu siin ees, usun, et kõik näete seda. Ja kogu oluline info on tegelikult siia kokku koondatud. Ja otse siis ka kandideerimise nupp ja link on siin olemas. Aga mis on siis see kõige olulisemad teemad või infot siin? Usun, et teate juba, et tegemist on bakalaureuseõppekavaga, 3-aastane tüüp inseneri õppekava, eestikeelne statsionaarne õpe. Nii et selline klassikaline inseneri eriala. Ja õppekava maht on siis 180 EAP-d, mis tuleb 3 aasta jooksul täis saada. Ja oluline siis informatsioon või võib-olla arusaam sellest erialast on see, et meil on 2 peaeriala. Ja peaeriala valik tuleb teil teha kohe sisseastumisel, aga see ei ole nii-öelda kivisse raiutud, et seda on võimalik ka muuta. Ja õppekava ise on ehitatud üles siis niimoodi, et 2 esimest aastat on täpselt samad ained mõlemal peaerialal ja tegelikult ei ole vahet, kumba eriala te valisite, esimeste aasta õppeprogramm on sama. Ja tegelikult võib selle oma spetsialiseerumise lükata paar aastat rahulikult edasi, et te saate seda kõike muuta. Aga meie peaeriala on siis, esimene peaeriala on tootearendus ja tootmistehnika ja teine peaeriala on robootika. Et lühi iseloomustusena võib-olla võib öelda, et tootearendus ja tootmistehnika on rohkem siis protsessile suunatud, kuidas neid tooteid välja mõelda, millised on tootmisprotsessid, kuidas mõelda tootmistehnoloogiaid, või panna paika tootmise tehnoloogia ja robootika on siis rohkem tootele kui sellisele, et kuidas siis robootika tooteid endaid arendada. Millised on seal komponendid, kuidas erinevad süsteemid omavahel koos peaks toimima. Robootika on väga sarnane, õigemini ongi üks mehhatroonika rakendusvaldkond, mis tähendab siis seda, et seal on väga suur osakaal lisaks siis mehaanikale ka arvutiteadusel, programmeerimisel ja elektroonikal. Aga robootikas peavad kõik need 3 valdkonda omavahel kooskõlas töötama ja see ongi selline põhirõhk siis robootika õppesuunal, et seal on siis süvendatult tarkvaraarendust, infotehnoloogiasüsteeme, aga enamus need tarkvara spetsiifilised ained on seotud ka riistvaraga. Ehk siis programmeerime mikrokontrollereid, programmeerime roboteid ja muid selliseid asju. Et see eriala annab teile siis sellise integreeritud platvormi tegelikult nii edasi õppimiseks, magistritasemel, erinevatel erialadel, võib ka tööle loomulikult otse minna ja erinevatel siis insener-tehnilistes ettevõtetes, nii tootearendus, robootika, mehhatroonika, tootmistehnika, transpordi ja eraldi võib-olla võiks välja tuua laevaehitus, kuna meil on siis kokkulepe Soome Aalto ülikooliga, et on võimalik siis saada ka laevaehituse spetsialiseerumine ja jätkata oma õpinguid siis Helsingis Aalto ülikoolis. Et selleks on siis õppekavas spetsiifilised valikained, mis tuleb valida ja kui need on tehtud, siis kokkuleppel saab oma
õpet jätkata siis laevaehituses, kui kellelgi on selline konkreetne huvi. Nii, et kui edasi vaadata, et miks siis seda õppekavas või mis on need põhjused, võib-olla mõned tooks eraldi välja, mis on natukene erilisemad meie õppekaval võrreldes teiste õppekavadega, et sellest aastast hakkame me piloteerima Tehnikaülikoolis sellist metoodikat, õpetamise metoodikat nagu CDIO, mis tähendab seda, et meil on väga tugev suunitlus praktilisele õppele, projektipõhisele õppele ja tööstusettevõtetega või ettevõtte spetsiifiliste probleemide kaasamiseks õppesse. Et see tähendab seda, et me katame siis sellise terve elutsükli nii arendusest, rakendusest kui ka käitlemisest mingisuguse tehnilise süsteemi osas. Ja seesama CDIO raamistik või metoodika on väga levinud Põhjamaades, eriti siis Rootsis, ka Põhja-Ameerikas ja teistes Euroopa ülikoolides. Nii et tootearendus ja robootika on nüüd esimene programm, mis seda metoodikat hakkab rakendama. Ja see tegelikult teie siis, kes nüüd sisse astuksite sellest sügisest, olete ka tõenäoliselt esimesed, kes selle programmi selliseid tulemusi võib-olla saate siis või olete katsejäneseks. Et mida see sisuliselt tähendab, on see, et me üritame baasaineid rohkem siduda praktiliste probleemidega. Baasaineteks siis on meil matemaatika, nii kõrgem matemaatika, matemaatiline analüüs, kui ka füüsika ja klassikaline mehaanika, et üritada siduda neid reaalsete probleemidega. Et see matemaatikaõpe ei oleks selline hästi teoreetiline ja ei läheks kohe poole aasta pärast meelest ära, vaid matemaatikaõpe oleks seotud konkreetselt mingisugusest tööstusprobleemiga, näiteks mingi roboti manipulaatoriga, et kui te arvutate erinevaid näiteks kinemaatika ülesandeid, siis see on seotud juba konkreetse seadmega, mis võiks siis kogu seda loogikat teile paremini arusaadavaks teha ja siduda tegeliku eluga. Nii et see on üks oluline eripära, mis sellest aastast siis meil Tehnikaülikoolis inseneriteaduskonna õppes käivitub ja kui see osutub edukaks, siis järgnevad ka teised õppekavad. Ja kindlasti, mis on meie erialal ka selline spetsiifiline või ma arvan, et ülikooli inseneri erialadest üks tugevam pool on, meil on hästi palju selliseid praktilisi projekte, kus meie tudengid nii-öelda osalevad või mis on tootearendus robootika tudengitest eelnevatest kursusest kunagi välja kasvanud või kus siis meie tudengid on sellised kandev jõud, on kindlasti tudengi vormel. Loodetavasti olete kuulnud, siin on ka lingid. Tehnikaülikooli robotiklubi on enamuses siis ka alguse saanud siit endisest mehaanika teaduskonna tudengitest, koos siis ka IT-tudengitega. Ja meie selline, ütleme võib-olla viimase aja olulisem projekt siis isejuhtiva sõiduki projekt, mis 2-3 aastat tagasi algas, on samuti siis meie õppekava kureerida ja viimasel kursusel robootika erialal on ka eraldi aine autonoomsed sõidukid, kus me siis selle sama isejuhtiva bussi baasil teeme praktilisi töid ja kõik, kes siin erialal on, saavad loomulikult ka liituda nende projektidega nii-öelda õppetöö väliselt. Ja kindlasti neid erinevaid praktilisi projekte on veel, et mõlemal peaerialal on 3. kursusel selline projektiaine, kus siis oma eelnevat õpitut üritame siis rakendada reaalse tööstusliku probleemi lahendamisel ja siis saada kogemust otse siis ettevõtetega. Nii et tegelikult neid ettevõtteid, kes tootearenduse ja robootika insenere ootavad, on väga palju. Mitte keegi pole jäänud tööta, keskmised palganumbrid on suuremad nii Tehnikaülikoolis üldiselt võrreldes teiste ülikoolidega või ütleme, räägime siis inseneri
õppest peamiselt. Aga ka meie erialal on lõpetajaid otsitakse juba õppetöö jooksul ja ütleme sellised suurimad tööandjad, aga ka mõnes mõttes meil parimad partnerid, kellega me siin teeme ka erinevaid projekte, on nii ABB, Milrem Robotics, Stoneridge Electronics, Cleveron, Co-Modul ja nii edasi. Nii et meil on päris tihe koostöö ettevõtetega ja leida praktikakoht, lõputöö või ka siis töökoht ei ole mingi probleem. Et selles osas võib kindel olla. Sisseastumise osas te tõenäoliselt juba teate informatsiooni, millised on meil tingimused, lai matemaatika ja eesti keel, lävendipõhine. Nii et kõigil, kellel on eksami tulemus vähemalt 50 punkti mõlemas õppeaines, siis vastavalt siis lävendipõhisele õppele on automaatselt koht olemas. Ja tuleb siis lihtsalt kinnitada oma õppima asumine. Nii et kui on sellised konkreetsemad küsimused, siis tasub vaadata ka siit korduma kippuvaid küsimusi. Meie õppekava lehe pealt igasugused kuupäevad ja dokumendid on täpselt välja toodud ja juhul, kui nüüd võib-olla eksam ei läinud, matemaatikaeksam kõige paremini või lihtsalt on kunagi varem tehtud kitsas matemaatika, siis on võimalus ka teha Tehnikaülikooli katse või matemaatika test, mis sarnaneb siis tegelikult riigieksamile, mille põhjal siis on võimalik samamoodi saada vastav lävend ja koht. Nii et siin all on ka kontaktid, kui on teil küsimus vastuvõtutingimuste kohta, üldiselt on keskne vastuvõtuspetsialist, kes oskab kõige paremini vastata. Kui teil on õppetöö kohta küsimusi, siis saate õppekonsultandilt küsida ja kui teil on nüüd sisu osas, eriala sisu osas, siis võib pöörduda minu poole, et mina kui programmi juht, siis oskan tõenäoliselt sellele kõige paremini vastata. Aga mis puudutab vastuvõtu spetsiifilisi tingimusi, ma ei tea, SAIS-i kasutamist või mingid muid, siis tõenäoliselt on minust paremaid spetsialiste, kes sellele oskavad vastata. Nii, et kodulehel peaks olema täiesti ammendav informatsioon ja kui te nüüd tahate natuke konkreetsemalt õppekavast teada, siis tegelikult on meil tehtud ka üks selline hea kokkuvõttev dokument, mis on olemas meie instituudi kodulehel. Ehk siis kui tahaks vaadata juba, kuidas õppetöö käib, siis võib minna ka instituudi kodulehele ja leida siis vastav meie õppekava koduleht. Nii et kui ma nüüd selle kiiresti üritan siit üles leida, võin kohe ette ära öelda ka, et otselink on taltech.ee/EMI, aga proovime leida siis siit meie Mehaanika Tööstustehnika Instituudi kodulehe ja siin on õppetöö bakalaureuse õpe. Nii, ja kui jõuategi kohe siis tootearenduse ja robootika infolehele, meie instituudis on 2 bakalaureuse õppekava, üks on siis tootearenduse ja robootika, millest me täna räägime, ja teine on siis integreeritud tehnoloogiad, mis on inglisekeelne õppekava. Nii et mõlemad õppekavad on siin koos. Aga miks ma seda näitan, sest võib-olla teil võiks huvi pakkuda siit just siis õppekava, et ka vastuvõtu lehe pealt saate õppekava avada, aga sealt suunab ta otse õisi, võib-olla kus on natukene keeruline aru saada õppekava struktuurist, siis siin on selline lihtsustatud skeem, mida ma pigem soovitan siis võib-olla ametliku õppekava asemel vaadata. Kui te tahate näha kõiki õpiväljundeid ja detaile, siis loomulikult võib ka õppekava enda lahti võtta. Aga üldjoontes siis on meil õppe tootearendus ja robootikas ehitatud üles niimoodi, et on üldõpe, kus on meil siis moodulid nagu ettevõtlus, täpis- ja loodusteadused, mille alla käib siis ka füüsika ja mehaanika ja matemaatika moodulid. Need on sellised siis üldõpped, mis reeglid on esimesel aastal. Nüüd teine aasta on rohkem siis pühendatud põhiõppele, kus on siis sellised moodulid nagu mehaanika, kus on ained masinamehaanika, masinaelemendid
Siis on materjaliõpetuse moodul, on masinjuhtimise moodul, kus on sellised õppeained nagu automatiseerimise tehnika, kõik, mis puudutab ka sellist juhtimist IT poolt ja toote modelleerimine, kus siis tegelikult see konkreetne moodul on ka pigem esimesel aastal, kus kohe siis alustatakse insenerigraafikaga, mis sisaldab siis endast arvuti abil joonestamist, CAD-mudelite tegemist ja tehnilist joonestamist. Ja nagu ma algselt juba ütlesin, on siis spetsialiseerumine 3. aastal, kus siis tuleb valida endale peaeriala ja nendeks on siis 2 võimalust praegu. Üks on siis tootearendus, tootmistehnika ja all on 2 moodulit, tootearendus ja tootmistehnika ning teine valik on siis robootika, mis koosneb siis samamoodi 2 moodulist, robootika ja tehisintellekt. Ja jällegi nagu enne sai mainitud, siis robootikas on rohkem IT-d ja elektroonikat, tootearenduses siis rohkem sellist protsessi, integreeritud tootearendus, erinevad tööstusega seotud õppeained ja sõltuvalt siis kumb teil rohkem huvi pakub, vastavalt sellise valiku peaksite tegema. Ja erinevad õppekava väljundid on siin kirjas ja nüüd kui tahaks natuke detailsemalt vaadata, siis siin on tüüpõpingu kava, mis on siis siin eraldi PDF-failina, mille saab ka ilusti välja trükkida. Ja siin on siis näha ka, kuidas need õppeained jaotuvad teil nüüd 3 aasta peale. Et kui nüüd vaadata tagasi või meenutada seda eelmist pilti, siis üldõppemoodul on siin tähistatud siis sellise tume sinisega, kus on siis matemaatika, ettevõtlus ja füüsika ained peamiselt. Põhiõpe on tähistatud siis helesinisega, nagu siin näha, algab see juba 1. aastal ja jätkub 2. aastal. Ja eriõpe siis kumb, kas siis tootearendus ja tootmistehnika või robootika, üks nendest plokkidest siis vastavalt teie valikule on 3. aasta õppeained ja see on siis eriõpe. Nii et ma usun, et see tabel või pilt annab teile väga hea ülevaate, millised õppeained, mis ajal ja mis mahus selles õppekavas on. Ja kui tahate detailsemalt õpiväljundit, siis võite juba avada õppekava. Et enamus õppeaineid, mis siin siis sellise tervikreana on 6 EAP-sed. Kui on pool rida, on 3 EAP-d ja kui on suurem, siis on 9 EAP-d. Ja üks 12 EAP-ne aine on ka, mis on siis materjali tehnika, see on siis kõige suurem aine. Ja vahepeal on siis võimalik võtta ka vabaõpet, see tähendab seda, et võite võtta suvalise õppeaine ülikoolist või mõnest teisest ülikoolist või välisülikoolist üle kanda praktika, mille teete jooksvalt õppetöö jooksul ja lõpuks siis lõputöö. Et kõik need eraldi moodulid on 6 EAP-sed. Nii et siit saab sellise hea ülevaate nüüd õppekavast võib-olla niisugusel visuaalsel kujul. Nii. Ja võib-olla kui nüüd minna tagasi, õnnestub see sulgeda, see õnnestuski. Jagame uuesti korra, et mis ma tahaks veel välja tuua, on see, et meil on olemas õppekaval ka Facebooki koduleht, mida ma soovitaks vaadata. Kuna seal on võib-olla näha siis ka selliseid praktilisi projekte, mida on tudengid teinud ja võib-olla selliseid muid olulisi sündmusi, mis annavad teile natukene aimu, kuidas siis õpe on siiamaani olnud. Et kõige lihtsam leiab, kui vaadate facebook.ee/tootearendus ja leiategi siis meie eriala kodulehe. Ja samuti, kui teid huvitavad, millised projektid on olnud, siis on meil samamoodi olemas YouTube'i kanal, kus te võite siis vaadata, milliseid huvitavaid tegevusi ja tulemusi nii iseautoga RetroEV projektis kui ka muudes sellistes projektitegevustes meil on olnud. Et kui midagi põnevat on olnud, siis me oleme sellest ka väikse videoklipi teinud.
ja mõned võib-olla, mis eraldi võib välja tuua, on ka õppeainete kohta, mis on siis tudengite tehtud, et kuidas mõni õppeaine välja näeb, et soovitan neid kodulehtigi siis vaadata. Nii et see on siis selline lühiülevaade meie erialast ja meil on tegelikult siin infotunnis ka tudengid nii 3. kursuselt kui ka 1. kursuselt. Et enne kui me lähme selliste küsimuste vastuste juurde, võib-olla annangi sõna korra Karlile. Karl Äll, kes on meil siis 3. kursuse või viimase kursuse tudeng. Et Karl, kui sa tahad võib-olla mõne sõna kokkuvõtvaks öelda või kuidas sinu kogemus õppekaval õppimisel on olnud, siis ma annaks sõna sulle üle ja edasi siis, kui on küsimusi, siis saame ka küsimustele vastata. Tere Raivo, meil on esmakursuslane ka, eks ju? Jaa, nii et sinu järgi siis anname sõna esmakursustele, kui ta. Anname kõigepealt esmakursuslale, siis mulle. No anname sõna esmakursuslasele, et kogemus ei ole võib-olla väga pikk, aga meil on ju Liisa 1. kursuselt, tegelikult on siis läbitud, ütleme 1,5 semestrit, et kui sul on siuke väike oma kogemuse kokkuvõtte öelda, siis võib-olla seda on huvitav kuulata. Ma võin rääkida siis veidi, et ma alustasin sügisel. Alustasin tegelikult täiesti nullist, et ma enamuse oma gümnaasiumi ajast mõtlesin üldse, et ma lähen õppima geenitehnoloogiat. Aga siis viimasel hetkel hakkasin rohkem rääkima oma eelnevate inseneritest sõpradega, kes ka õppivad siis TTÜs ja siis ma otsustasin siia tulla. Ja siiani vähemalt mul ühtegi kahetsust ei ole, aga põnev on olnud. Et üks asi, mis on gümnaasiumist kindlasti väga harjumatu on see, et peab et ei ole see, et õpetaja ütleb, et davai, et nüüd kirjutage kõik asjad üles, et peab ise palju rohkem üritama. Aga ma olen saanud väga palju uusi kogemusi. Eriti just meeldiski 1. kursusel oligi see insenerigraafikaine, kus gümnaasiumiga võrreldes sai esimest korda teha midagi, mis tundus selline päris asi. Siis me modelleerisime jalgratta näiteks sõpradega koos ja saime isegi päris hästi hakkama sellega ja see andis kindlasti väga palju motivatsiooni. Et minu arust see kõlab palju hirmsamini, see eriala nimetus, kui ta tegelikult on. Sellepärast, et mina just alguses hästi kartsin, et äkki ma ei saa hakkama, sest et ma ise tulen humanitaarklassist, õppisin rootsi keelt 3 aastat väga tugevalt. Ja minu füüsika ja matemaatikas ma olen enam-vähem, aga näiteks füüsikat ma õppisin viimati kuskil 10. 11. klassis. Aga tegelikult esiteks õpetatakse suhteliselt hästi ja teiseks, kui sa ise välja ulatad käe inimestele, siis ka sinuga suheldakse rohkem ja sõpradega on koos palju lihtsam õppida. Et mina olen väga palju abi saanudki just tudengiorganisatsioonidest ja siis nendest siis edasi olen ma saanud sõpru, kellega ma koos neid asju saan teha. Et loomulikult on mu kursakad ka väga toredad, aga eriti kuna hetkel on koroona, ei saa kõik on distantsõppel, ei saa nendega eriti kokku saada, siis on väga meeldiv, kui sul on sellised kursusest ka väljaspool kontaktid, kes mõningaid aineid jagavad ja aitavad sind, siis kui sa ise millegiga hakkama ei saa. Aga ma arvan, et see on ma tulin vist kõige halvemal ajal ülikooli, sest et ma olen peaaegu tervest oma 1. aastast ilma jäänud. Aga saab ainult loota, et see läheb selles osas paremaks, et ma saan järgmised aastad ikka koha peal olla. Samuti praktikakohtade kohta, et see on tõesti, erialasse suhtutakse väga hästi ja näiteks mina saingi juba endale praktikakoha, kuhu ma siis suvel lähen ABB-sse. Et igati hea ettevalmistuse saab kätte. Aga ma arvan, et ma annan Karlile nüüd sõna üle, ta teab veidi rohkem kui mina. Jah, aitäh. Võib-olla ma veel korra kommenteerin enne Karl rääku, et ma ei tea, kas on nüüd hirmutamiseks või mitte, aga 1. aasta tegelikult meie erialal ongi kõige keerulisem aasta. Et kuna need keerukamad ained või see samasugune üleminek gümnaasiumi õppestiilist ülikooli õppestiili, mis tähendab seda, et tuleb osata aega planeerida ja see võib keerukaks olla ja nii et kes 1. aasta läbi saavad, siis on enam-vähem juba kindel, kui endal ei ole just soov eriala vahetada, et saab ka lihtsamalt lõpuni, et mida aasta edasi ta läheb lihtsamaks, kui võiks arvata vastupidi.
nii et ma loodan, et see ära ei hirmuta kedagi, aga niimoodi on see eriala natuke meil üles ehitatud, et jah. Ma tegelikult tahaks ühte asja veel kindlasti lisada, et kas need, kes siin praegu kuulavad, on abituriendid või? Ma usun küll jah, et kuna meil on täna avatud uste päev, siis ma loodan, et kuulavad need, kes tahavad siia õppima tulla, mitte need, kes juba lõpetanud on. Ei, selles suhtes küll, aga lihtsalt see, mida mina väga soovitaks, on see, et kui te tahate midagi õppima minna, siis mina täiesti tunnistan, ma ei teadnud tegelikult meie õppekavast eriti midagi, ma ei vaadanud seda tunniplaani, kui ma läksin ja see, mille järgi mina otsustasin, oli see, mida ma nagu rääkisin, see info, mida ma sain teistelt inimestelt, et minu number 1 soovitus nii-öelda eriala valimisel ongi see, et mingitki kontakti pidi leidke mingi inimene, kes õpib seda eriala, isegi kui teil ei ole mingeid tutvusi otseselt temaga, et nagu kui te ei tea teda enne ja lihtsalt rääkige ja küsige, mida ta arvab, sellepärast, et mingisugune paberil kirjeldus või nagu kasvõi see, et mina siin praegu räägin, see ei ole nii-öelda üks-ühele kui see, et keegi räägib nagu teile täpselt, mida ta arvab. Ja siis on nagu palju julgem kindlasti küsida ka, et see, jällegi see on minu kogemus, aga mina otsustasin lihtsalt selle järgi ja siiani on see töötanud. Et jah, ma ei tea täpselt. Aga aitäh, aga Karl, sinul on siis nüüd see enam-vähem selja taga eriala õppe, et siis võib-olla sa võid ka mõned punktid välja tuua, mis võib-olla olid huvitavamad ja kui olid ka mõned vähem huvitavad, eks neid võib ka mainida, nii et ma arvan, ja siis peale seda siis ootame siis küsimusi nii mulle kui ka siis Karlile või Liisale. Tere kõigile siis uuesti minu poolt veel. Ma ütlen kohe alguseks ära, et jah, esimene aasta on natukene raske, aga iga asi, mis on nagu saavutamist väärt, peabki raske olema. Kui oleks lihtne, siis ei oleks ju midagi väärt. Ma mõtlesin selle peale, et mina olen jah siin lõpusirgel, et mis need 3 aastat mulle päriselt andnud siin nüüd olnud olen. Ja mõtlesin välja kusagil 6-7 asja, millest ma plaanin teile hästi lühidalt rääkida. Esimene asi on see, et erialaainetes, eks ju, Raivosel siin rääkis ennem, et meil on üldained, meil on erialaained. Et erialaainetest ma olen saanud väga palju sisulisi tehnilisi oskuseid. Et kui te seal keskas olete, siis keskas võib-olla mõtlete, et miks me õpime seda ainet, seda ei lähe kunagi elus vaja või seda asja või seda oskust või mis iganes, eks ju, osa ainest, et seda ju ei lähe kunagi vaja. Siis siin on nagu väga selgelt näha, kuidas seda vaja läheb. Et kui ma võtan ka lahti mingisugused töökuulutused, siis ei ole niimoodi, et ülikoolis õpetati ühte asja, aga töökuulutuses hoopis nõutakse mingit teist asja. Et on nagu selgelt näha, et see, mida ma õpin, see on nagu sisuliselt, reaalselt kusagil vajalik. Väga tore on ka kuulda, mis Raivo juba teile rääkis, eks ju, et ka need üldained lähevad rohkem spetsiifilisemaks. Ja Raivo rääkis teile ka, eks ju, CDIO-st, mis tegelikkuses teie jaoks praegu on nagu vähetähendusrikas 4 täheühend, aga tegelikkuses selle täheühendi taga on minu meelest küll selline mõtteviis, mis väga tugevalt kandub läbi. Et kui mina praegu ka puutun kokku esmakursuslastega ja kuulen, mida nemad teevad, siis ma juba näen, et neil ei ole täpselt need samad ained, mis minul on. Neil on midagi muutunud, neil on midagi uut. Kui nüüd Raivo selle ütles mulle, või meile kõigile siin praegu, et ka need üldained lähevad rohkem spetsiifilisemaks, siis on jälle midagi uut. Et see nagu kandub hästi tugevalt läbi, et see, mida me siin teeme, et see ei ole nagu mingisugune aasta 1985, et 45 aastat on niimoodi õpetatud ja niimoodi on ja isa ja vanaisa ja vana-vanaisa õppis niimoodi. Et seda on nagu reaalselt sa nagu näed ja tunned, et see, mida sa teed, et see on nagu ajaga kaasas käiv ja mitmetes kohtades isegi mitte ajaga kaasas käiv, vaid täiesti seal nii-öelda nagu oma tipus nagu aja ees, et nagu aeg peab meile nagu järgi jõudma nendes asjades, et nagu täitsa selline forefront runner. Et selles mõttes hästi palju häid nagu oskuseid olen siit saanud. Mis ta veel on? Hästi tugeva eristamisvõimaluse on. Et kui ma võrdlen gümnaasiumi kogemusega, siis gümnaasiumis ei olnud nagu väga palju võimalust silma paista. Et okei, käisid mataolümpiaadil, aga siis ülejäänud nagu 95% elust olid gümnaõpilane nagu gümnaõpilane ikka. Siis siin on nagu hästi palju seda eristamisvõimalust. Kui sa oled nagu natukene adekvaatne inimene, avatud silmadele ja ütled jah, siis tekib sulle hästi palju võimalusi.
ka oma kursusega on sul hästi palju võimalusi, hästi palju valikaineid, mis tähendab, et sa saad õppida hästi palju just seda, mida sina soovid. Ja väga palju on ka valikuid nende ainete endi sees. Selles mõttes, et võib-olla mul on mingi aine, mis ei ole valikaine, mis on kohustuslik aine, aga selles kohustuslikus aines minu õppejõud ütleb mulle, et selle aine läbimiseks peate tegema vot seda, aga samas, kui teil on endal midagi analoogset käsil, siis võite tulla sellega jutule ja võite ka seda teha, eks ju. No, näiteks siin reaalprojekteerimine, eks ju, kus te siis õpite arvutiga joonestama, eks ju, õppejõud ütleb, et vot me kõik õpime joonestama seda asja, aga kui sa tõstad käe püsti ja ütled, et aga tead, mul on praegu selline projekt pooleli, et ma loon umbes sellist asja, siis ta ütleb sulle, et jah, siis sa võid nagu hoopis reaalprojekteerimises selle asja teha. Et see on nagu hästi spetsiifiliselt sinu endale nagu kasulik, et ta ei ole nagu selline mingisugused hüpoteetilised, suvalised ülesanded, mida sa teed, vaid nad ongi sisulised ja saad hästi palju ise juhtida nagu seda, mida sina lõpuks ise päriselt tegema pead. Hästi palju, mille üle ma olen positiivselt üllatunud, on praktika. Ma üritasin üles lugeda, mida ma kõike olen siin teinud. Ma arvan, et see nimekiri ei ole nagu lõplik, aga ma olen ehitanud väikese robot-tolmuimeja, ma olen töötanud välja löökpilli häälestusvõtme, ma olen ehitanud reaalselt füüsiliselt jalgratta, ehitanud bensiiniautot ümber elektriautoks, ehitanud elektrilist isesõitvat autot paremaks. Ja see on, eks ju, nii praktiline kätega töö kui ka nagu selline arvutistöö, kus sa disainid neid asju valmis, et hästi palju nagu sellist, ei ole nagu sellist ainult kuiva tegemist, et sa saad selle praktilise kogemuse, et ei ole niimoodi, et öeldakse, et tulid ülikoolist välja, mis sa tegid, 3 aastat lihtsalt konspekteerisid ja keerasid järgmist lehekülge või et oled üldse mingit nagu asja kunagi käes ka hoidnud, mutrivõtme tunned üldse ära või tunned küll. Kui ennem ei tundnud, siis lõpuks tunned. Et selles mõttes hästi palju praktilist, mis on hästi kihvt. Ja lõpetuseks võib-olla see on ka see, millega ma praegu lõpetan, on see, et nüüd, kus mul on need 3 aastast, ütleme siis, mis meil on siin aprillikuu, 2,8, eks ju, on selja taga, siis mul on küll selline tunne, et meie ülikool on kvaliteedimärk. Et ma võin nagu ausa näoga minna ükskõik kuhu uksest sisse, öelda, et ma tahaksin siin töötada, mul on Tallinna Tehnikaülikooli taust ja ei ole kedagi, kes ütleks, et nagu ei, noh, see mingi teisejärguline, ma ei tea, kas ikka seda saab arvesse võtta või midagi sellist, et selles mõttes nagu ma olen täiesti kindel, et see, mis ma siit saanud olen, on sellised oskused, teadmised, kogemused, et kuhu iganes ma tahan mingisse põnevasse startupi, ma ei tea, Starshipi, Cleveroni, Nobesse, Go Modulisse, kuhu iganes tööle minna, siis seal ei vaadata mind niimoodi, et kus sa tulid mingisugune imelik 3. taseme mingisugune asi, et kõik mõistavad, et mees on Tehnikaülikoolist, Tehnikaülikool on adekvaatne koht, kus tehakse adekvaatseid asju, et selles mõttes ta on nagu kvaliteedimärk ja seda mina hindan hästi kõrgelt. Selline minu selline lühikene tagasivaade sellest, mis ma saanud olen. Jah, aitäh, Karl, et võib-olla jah, mis enne ei välja tulemata, aga võib-olla mida ma ka tahaks ära rõhutada, on see, et tegelikult meie õppekavast või siis ka eelnevatest õppekavadest, mis sellele õppekareformile eelnesid ja mis on siis selle õppekava nii-öelda vanemad versioonid, on tegelikult kasvanud välja ka päris mitmed niisugused edukad startup ettevõtjad, et üks asi on kindlasti töö leidmine inseneri ettevõttes, mis ma olen ka täiesti kindel, ei ole mingi probleem, aga teine asi on ka see, et ma usun või loodan vähemalt, et siin leidub ja on võimalik ka nii-öelda oma idee arendada ettevõtluseks, startupiks või siis mis iganes formaadis spin-offiks, et meil on päris mitmeid häid näiteid, et kodulehe peal oli ka Hardi Meubaum, kes kunagi käivitas siis nii-öelda inseneri sotsiaalvõrgustiku GrabCAD, Go-moduli juht on nii-öelda meie eelneva mehhatroonika õppekava minu endine tudeng ja neid näiteid on palju, kes on tegelikult täna väga edukad ettevõtte omanikud ja mille käibed lähenevad nii-öelda miljoniteni. Nii et kindlasti me soodustame, üritame integreerida ka ettevõtlust ja
ja noh, üks näide, kui seda õppekava vaadata, mis sai siin mingi hetk tehtud, on õppekavasse esimesel aastal pandud eraisiku rahandus, mis sai algselt palju kriitikat nii-öelda vanemate õppejõudude poolt, aga tudengite poolt on igal juhul väga hästi vastu võetud, et mis sisuliselt tegeleb sellega, et siis kuidas investeerida, kuidas olla ettevõtlik ja ütleme, me toetame igatepidi sellist innovatsiooni ja nii-öelda oma uue idee käivitamist, nii et ka seda saab tõenäoliselt mitmetesse õppeainetes, nagu Karl juba mainis, et kui sul on mõte, tahad oma projektile midagi teha, siis teed sellest CAD mudeli, teed mingisuguse mikrokontrolleris juhtseadme ja kõiki neid sa saad integreerida ilusti olemasolevatesse ainetesse, et selles osas on kindlasti õppejõud paindlikud. Vot, aga ma arvan, et ma nüüd annaks mikrofoni vabaks, et kellel on küsimusi, võib ka kirjutada siia chati ja võib-olla veel kordaks üle ka sellise Liisa mõtte, et kui nüüd ei taha siin küsida avalikult, siis miks mitte ka vaadata, kes on kas või meie Facebooki kodulehe pealt pöörduda küsimusega näiteks sinna praeguste tudengite poole, et kui ei ole siis endal kontakti, kes sellel õppekaval õpib, siis ma olen päris kindel, et praegu ka võõrad inimesed, kes siin õpivad, hea meelega teile vastavad või kui ei taha praegu küsida, ma usun, et Karl ka ei ütle ära, kui te temaga ühendust võtate ja küsite midagi spetsiifilisemat, mida võib-olla ei taha praegu küsida. Nii et igati julgustan seda. Vot, aga kui on nüüd mulle, Karlil või Liisale küsimusi, siis praegu on õige aeg. Tere, mul oleks küsimus just, et kui on valik näiteks tootearendus ja robootika või integreeritud tehnoloogia, et ma olen selline pigem kätega inimene, kuigi peaga nagu võtab, et mille vahel siis valida? No ütleme, peamine erinevus on loomulikult siis õppekeel, et meil on eestikeelne õppekava, integreeritud tehnoloogiad on ingliskeelne õppekava. Ja seal õppekaval on ka Eesti tudengeid, kuigi enamus on jah, siis ikkagi välistudengid, kuigi nüüd koroonatingimustes see võib natukene muutuda, aga ta on suunatud rohkem Eestist välja. Ja võib-olla sisulise poole pealt, mis on peamine erinevus, on see, et integreeritud tehnoloogia on võib-olla selline natukene ütleme pehmemate oskuste ja teadmiste peale suunatud, võib-olla selline natuke võib-olla haldust, protsesside juhtimist, siis tootan robootika on natukene rohkem selline tehnilisem, kus ükseid praktilisi projekte ja inseneritehnilisi aineid on natukene rohkem. Aga peamine erinevus on jah see sihtrühm, milleks on siis kas Eesti tudengid või ütleme eestikeelsed, kes suudavad eesti keeles õppida, kuigi meil mõned õppeained ka viimastel kursustel, mis on antud siis välisdoktorantide poolt, praktikumid on ka isegi, mõned on inglise keeles. Et see on peamine erinevus. Selge, aitäh. Ja veel küsimusi? Edward, kui sa soovid, siis ma tean tegelikult paari inimest sealt, et ma võin kontakte anda, kui vaja on. Ja, oleks väga hea. Ma panen oma täisnime, võib kirjutada mulle selles suhtes. Kas või Facebookis, ma meili nii tihti ei vaata, aga jah. Et tegelikult integreeritud tehnoloogiates ja just need välistudengid tegelikult tulevad paljud meie laborisse tööle, et enamus tegelikult, kes mul praegu nii ise autoprojektis kui ka teistes projektides nii-öelda õpingute kõrvalt ka töötavad, siis tegelikult on seal integreeritud tehnoloogiat välistudengid. Aga seda võib-olla eelkõige just sellel põhjusel, et nendel on rohkem vaba aega kui Eesti tudengitel, et Eesti tudengid üldiselt on eriti aktiivsetel hästi palju asju korraga pooleli ja nad ei jõua teha, välistudengitel on aega tavaliselt rohkem. Nii, kas tekkis veel küsimusi? Tere, Sander siinpool. Tere.
et selline küsimus siis Liisale, et kuidas näeb üks sinu päev välja? Kas sa mõtled nagu praegu koroona ajal või enne seda? Pigem enne seda ütleks. No mul vedas sellega, et ma sain endale korteri väga kooli lähedale, nii et ma ei pidanud pea üldse vara ärkama selles suhtes. Et ma enamasti tulin kooli hommikupoole. Tavaliselt esimene semester oli minul väga selline hommikutele suunatud ja siis kuna see kooli spordihoone, kus on jõusaal, kus saab tasuta käia, mis on väga tore, oli ka samuti mul suht kodu kõrval, siis ma käisin enamasti hommikuti seal enne tunde. Siis tulin kooli, tegin ära, meil oli maksimum mingi 3 eri ainet ühes päevas. Ja siis enamasti pärast seda ütleme nii, et ma ei viitsinud otse koju minna. Ja kuna mina olen siis näiteks, ma olen aktiivne liige filmiklubis, mis on väga tore, väga soovitan. Ja samuti poole kohaga inseneriteaduskonna üliõpilaskogus. Siis pärast seda ma enamasti nii-öelda suundusin ühte nendest kahest. Ja siis see on see sõpradega õppimine, mis tähendab seda, et teil kõigil on nii-öelda õppimisasjad ees. Ja on nagu tore olla ja teete veidi, aitate üksteist ja siis saab ka niisama nii-öelda sotsialiseeruda. Et see oli hästi mõnus, eriti siis, kui kellelgi ei ole veel nagu kindlaid sõpru olemas. Et sa ei julge nagu koolist väljaspoole minna kellegiga, sest et see on kuidagi liiga formaalne. Aga nagu samas sa saad aega veeta kõigiga ja on tore. Ja siis jah, ütleme niimoodi, et meil tuli see karantiin nii kiiresti peale, et ma väga täpsemalt ei mäleta, et praegu ma suht teen, mis tahan, teen, millal tahan. Et jah, selles suhtes aega läks õppimisele tohutu palju, aga minu puhul oli see just see, et nagu kuna ma sain sõpradega teha ja minu vana töökoht, ma töötasin kokana, läks pankrotti koroona pärast, siis mul oli nii palju aega üle, et see tegelikult otseselt ei häirinud. Et ma loodan, et sa vastasid küsimusele. Ma ei ole 100% kindel, kas ma rääkisin õieti või ei, aga jah. Muidu väga tore vastus, aga ma mõtlesin jah seda just, et kas nagu peale seda koolipäeva siis jäi nagu töö jaoks ka aega või nagu pigem mitte? Selles suhtes, kuigi minul kadus see töökoht väga kiiresti ära, siis ma tean päris palju inimesi, kes töötavad. Ma tean ühte, kes peaks olema siis Karli kursakaaslane, kellel on lausa oma firma. Saab väga hästi hakkama sellega nagu kooli kõrvalt. Ma tean veel minu kursuselt on 2 tükki, kes olid poole kohaga. Üks oli poole kohaga, üks oli 3/4 kohaga teenindaja. Ja samuti ma tean teise aasta inimestest selliseid, kes tõesti töötavadki täiskohaga, näiteks Milremis, ABBs, Normas, igasugu sellistes nagu, teevadki nii-öelda erialast tööd täis või poolkohaga. Ja see on täitsa tehtav, kui sa ise nagu suudad oma aega planeerida. Okei. Aga rääkisid korra sellest spordihooneks ka veel, et kuidas see seal välja näeb ja ma saan aru, kas siis kõigile õpilastele tasuta? Spordihoonega, ma võin veidi valesti rääkida, sest et ütleme nii, et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis keegi ei tea 100%, kuidas see töötab. Aga esiteks sa võid osta endale aastakaardi, mis maksab 35 €, ehk siis mingi 3 € kuus. Ja selle eest sa saad käia vist 7 hommikul kuni 10 õhtul. Siis kasutada jõusaali ja teha rühmatreeninguid, mis on siis näiteks võrkpall, mis on hästi populaarne. Ja siis on samuti olemas korvpall ja pinks ja sulka. Ja siis on saunad olemas näiteks. Igasugu sellised asjad. Ja see on siis aastane versioon, kus sa saad ka suvel ja sessi ajal käia. Ja siis, kui sa tahad tasuta käia, mida mina tegin, on see, et on selline aine nagu liikumisharrastuse alused, mis on nagu kehaline kasvatus. Et sa võtad selle, sa pead käima vähemalt 24 trennis ühe semestri jooksul vist. Ja sa saad ise valida, kas see on siis jõusaal või mida iganes. Sa võid nagu ükskõik mida teha seal. Lihtsalt sa pead põhimõtteliselt veetma tund aega spordihoones. Ja siis
ja siis sa saad, kui sa selle ära teed, siis sa saad 3 EAP-d nagu juurde, niisama. Ma usun, et väga täpselt ei saa aru, mis need EAP-d on, sest mul läks umbes 6 aega enne, kui ma ise seda hoomama hakkasin. Aga põhimõtteliselt teil on lihtsam õll lõpetada, kui teil neid palju on. Ning jah, kahjuks see on ainult kella 8 kuni kella 4 vist ja sa pead nagu mingil kindlal ajal sisenema, et seda teha saada. Aga mina olen selline, et mulle meeldib, kui mul on mingigi rutiin olemas ja minu jaoks see sobis väga hästi, et siis ma käisingi hommikuti 8 juuksis, tegin oma asja seal mingi 1,5 tundi, käisin pesus, tulin kooli. Hästi paljud käivad ka pärast kooli, aga jah, juuks on jumala normaalne. Tipptundidel on veits täis, aga neil on, ma ei tea, boksikott on, mis on väga huvitav, kuna enamikes nii-öelda odavamates juuksides Eestis seda pole. Treenažöör on terve hunnik. Nagu ma ütlesin, võrkpall on ka hästi populaarne, see on ka vahetevahel siuke veidi overcrowded. Aga nagu üldiselt on hästi korralik, nagu ma ei oodanud, et see spordivõimalus nii hea siin on. See ei ole üldse solvanguna mõeldud, aga lihtsalt nagu tasuta asja kohta ei oodanud, et see nii kvaliteetne on. Aga jah. Okei, kui kellegi teisel ühte küsimust ei ole, et ma küsiksime seda ka, et kuidas see filmiklubi seal ennast täpsemalt kujutab? Filmiklubi on hästi tore, ma võin hästi palju rääkida sellest hea meelega alati. Mina läksin filmiklubisse ka ühe oma sõbra järgi, kes õpib siis hetkel mehhatroonikat ja elektroenergeetikat 3. aastal. Ja filmiklubist põhimõtteliselt me teeme nii-öelda after moviesid, mis on järelfilmid üritustest, mis koolis toimuvad, aga samuti ka näiteks personaalseid lühifilme, asju, mis on hästi lõbusad alati. Et mina näiteks gümnaasiumis ma olin alati see inimene, kes nagu vältis monteerimist ja selliseid asju, sest et ma ei viitsinud seda õppida. See tundus nii nagu nõme asi, mida nullist õppima hakata. Aga hetkeks ma olen projektijuht seal olnud päris mitmel eriprojektil. Kui te lähete TalTech volleybali lehele, siis kõik videod, mis viimase aasta jooksul on välja tulnud, seal on minu tehtud. Nii et jah, seal nagu õpetatakse nullist ära ja võrreldes näiteks 2 hästi suurt organisatsiooni ongi InSyk ja siis Best, kus on mõlemas mingi mitusada liiget. Aga filmiklubi on selline väiksem, neil on umbes, praegu võeti just uued liikmed vastu ja nüüd on umbes 30 liiget seal. Aga kuna neid ongi nagu siuksem intiimsem keskkond, siis kõik saavad väga hästi läbi. Väga huvitav kokkusattumus on samuti see, et seal on hästi palju meie õppekava inimesi võrreldes nagu teiste organisatsioonidega. Näiteks ma teen vähemalt 4 inimest, kes on siis praegu nagu tootearendusrobootika õppekaval või siis lõpetanud. Ja nagu kuskil mujal organisatsioonis ma ei ole nagu nii kõrget kontsentratsiooni meie eriala inimestest näinud, mis oli väga huvitav. Aga see ongi see, et nagu organisatsioonide esimene eesmärk on nagu tutvused minu jaoks ja teine on nagu see, mida nad teevad. Filmiklubis kõige lahedam asi, mis me teinud oleme, oli vist sügisel. Me tegime täitsa 45-minutilise lühifilmi ja siis see läks YouTube'i ja siis meil oli isegi nagu avagaala sellele, mille jaoks me rentisime mingi selle kinosaali Apollos ja see oli hästi lahe. Et kui sa näed tõesti midagi sellist, mida sa ise teinud oled suurel ekraanil, siis on päris võimustunne. Ma väga soovitan avatud ustepäevi. Üldse, kui te juhtute TTÜ-sse tulema, ükskõik mis erialale, käige kõikidel organisatsioonide nagu tutvumisõhtutel. See annab teile nii palju juurde, te saate uusi tutvusi, te saate uusi sõpru. See on lihtsalt, see annab nii palju juurde teile. Teil on endal ka ülikoolis palju lihtsam, kui te teate teisi inimesi. Et jah, organisatsioonid on head. Filmiklubi on kõige parem, aga teised on ka head. Ja kui te ei tea, kust orge leida, siis mina guugeldasin ruttu TalTech tudengiorganisatsioonid. Siin on kohe nimekiri 20 organisatsioonist. Mõned on väga selge, mida nad teevad. Formula Student, filmiklubi, rattamatkaklubi, väga ilmselge, eks ju, nimes kirjas. Mõnel on selline nimi võib-olla natukene esoteerilisem, et tuleb nuputada.
aga kui guugeldate tudengiorganisatsioonid, siis kindlasti leiate igasuguseid võimalusi ja meil on ka eraldi täitsa tudengimaja ja sealt tudengimajast leiate ka väga palju. Okei. Ma näen, et keegi teine kirjas ka. Nii. Nii, no, ma arvan, et see küsimus on mulle, et mis on suurimad siis tootearendusrobootika ja riistvara programmeerimise õppekava suurimad erinevused, et ma tegelikult nüüd väga täpselt riistvara programmeerimise õppekava ei tea, aga see on suure tõenäosusega siis infotehnoloogia teaduskonna õppekava ja ma usun, et seal on see suunitlus siis rohkem ütleme nii-öelda nagu arvuti riistvara programmeerimisele või riistvara lähedasele programmeerimisele, et kuidas siis arvuti väga täpselt töötab, mälude haldamise ja nii edasi, siis meie robootika suunal riistvara tähendab pigem selliseid robootika komponente ja programmeerimise mõistes eelkõige siis mikrokontrollereid, kuidas andurite lugemeid lubada, kuidas mootoreid juhtida, et kuidas siis nii-öelda mingisugune seade saada toimima. Ja see seade ei ole mitte arvuti, vaid on ta siis tõesti mingi robot, on ta automaatikasüsteem, mingisugune tööliin, aga peamiselt siis andurite lugemine, erinevat tüüpi andurid, temperatuuri, kaugus, laser, ükskõik. Ja selle info põhjal siis juhtimine, tavaliselt siis elektrimootorid, aga võivad ka mingid muud täiturseadmed olla, ehk siis selline robootiline süsteem, et ma arvan, et see on kõige suurem vahe. Ja loomulikult meie õppekava selline oluline taust on ka mehaanika, ehk siis tegelikult kui te seda õppekava jällegi vaatate, siis see teine aasta on suhteliselt mehaanikakeskne, ehk siis tehakse selgeks siis mehaanika põhitõed ja selle baasilt siis kuidas neid reaalseid süsteeme tootmises ja igal pool mujal insenerrakendus teha, et ma arvan, et see on põhiline erinevus. Loodan, et enam-vähem vastas küsimusele, et ega ma väga hästi muidugi ei tea, mis seal õppekavas on, aga ma usun, et see on põhiline erinevus, kuna meil on ka erinevad teaduskonnad, et meie on siis inseneriteaduskond ja riistvara programmeerimine tõenäoliselt siis IT-teaduskond. Nii, paar minutit on meil veel aega. Kas on mõni küsimus veel? Ma siis Sandri siinpool jälle, et pommitaks veel kähku. Et küsimus suurele ringile, et kui võrrelda siis tootearendus ja robootikat elektroenergeetika ja mehhatroonikaga, siis kumb on selline rohkem praktilisem? No võib-olla ma enne vastan nagu, jällegi nagu raske öelda, kuna tegelikult mina ei tea täpselt, mida seal sisu poole peal tehakse, aga ilmselgelt suunitlus on siis elektroenergeetika ja mehhatroonikas on rohkem siis elektrienergia ja võib-olla selline hästi komponendipõhine, et nad vaatavad võib-olla näiteks andurite puhul, kuidas andur siis spetsiifiliselt töötab, siis meie vaatame nagu rohkem süsteemsemalt ja võib-olla siis natuke ka mehaanika suundlusega, kuidas see terviksüsteem, näiteks on ta siis robot või tootearenduse mingisugune tootmisliin töötab või ka tootearenduse puhul rohkem siis protsessid, et kuidas seda toodet õieti arendada, millised on etapid. Ma ise küll usun, aga võib-olla see võib olla kallutatud, et meil on nagu praktilisem, vähemalt neid praktilisi projekte, mis me teeme, on välja paista kindlasti meil rohkem, kuna seesama iseauto projekt, siis TTÜ Robotiklubi on väga palju meiega seotud, see Retro EV, kus me siis vanad autot ehitame ümber elektriliseks ja selliseks nutikamaks ja paljud teised siis sellised ettevõtetega seotud tootmisliinide virtualiseerimise projektid, et vähemalt välja paistes mulle tundub, et meil on nagu praktilisem suunitlus. Ja kindlasti ka sama see CDIO, mida me üritame rakendada, et see on siis Tehnikaülikoolis esimene hetkel ja ka ainukene, et me piloteerime siis seda meie õppekaval. Aga võib-olla Karl või Liisa, saad ka paar sõna. Ma võin veidi rääkida, sest et enamik minu hetkelisest suhtlusringkonnast on tegelikult just sellelt erialalt ja ma ise hästi kaalusin nende kahe vahelt. Et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis näiteks esimesel semestril, siis kui minu eriala siis tegi 3D modelleeris jalgratast, siis mehhatroonikud programmeerisid ja panid ise kokku sellise väikse tangi, mis minule tundus nagu kõvasti vingem kui meie oma kahjuks.
kuigi noh, ratas oli ka väga lahe. Aga kui ma vaatan hetkelisest seisukohast, siis nad teevad nagu, nad kõik asjad, mida nad praktiliselt teevad, minu arust ongi elektriga seotud. Et neil on hästi palju erinevaid neid elektriteemalisi aineid, samas kui meil saab elekter läbi saabki see semester läbi vist. Meil on füüsika suht kõik elekter ja siis meil on küberelektroonika kõik elekter. Ja, et nagu see oleneb minu arust vähemalt siiani, noh, esimene aasta, mis see ikka on. Selle esimese aasta jooksul see on olenenud lihtsalt sellest, et nagu mida nad teevad, sest et programmeerimist meil tuleb tegelikult rohkem. Ja siis ongi vist edasi see, et nagu neil on elektroonika ja meil on mehaanika. Vähemalt niimoodi ma olen näinud no mul on meie õppekaval ka paar vanema aasta sõpra ja siis pluss need mehhatroonikutest inimesed. Kommenteerides hästi lühidalt, mul hea sõber on mehhatroonik ja elektriskeemid peavad ikka väga meeldima kõigis nende 35 erinevas vormis. Jah, võib-olla üks asi, mis ma veel kommenteerin, et meie õppekaval selline põhiline praktiline tegevus on pandud eriõppest ehk siis 3. aastale. Sama mikrokontrollerid, praktiline robootikaprojekt, tootearendus, tootmistehnika projekt, integreeritud tootearendus, asjade internet, seal kõigis on praktiline ehitamine. Ja elektroenergeetikas, mehhatroonikas on minu arust üks nii-öelda sissejuhatus erialasse või midagi sellist sissejuhatus mehhatroonikasse äkki aine, kus siis tehakse esimesel kursuse praktiline projekt. Meie sissejuhatus erialasse esimesel semestril on suunatud selle eriala nagu tutvumisel, kus me käime siis ettevõtetes, noh see aasta pidi see olema küll nagu virtuaalselt, aga et anda ülevaadet, mis see tulevik toob. Ja võib-olla siis see ajaline dimensioon on natuke erinev, et meil on see iseehitamine rohkem siis 3. aastal, kui nagu baasasjad on selged ja läbitud. Nii, aga meil on, jah, ma loodan, et vastas enam-vähem küsimusele, aga noh, jah, võib-olla see vastus võib olla ka natuke kallutatud, et kindlasti ei vastus küll ja peaks mainima, et müüsite ära, jah? No seda on tore kuulda, et ma arvan, et me praeguseks lõpetame, kui mul endal hakkab teine koosolek ja siis on salvestatud, aga ma igal juhul julgustan kõiki, et kui jäi mõni küsimus õhku, kirjutage minule, kirjutage tudengitele või kontaktidele, kui puutab õppetööd või vastuvõttu, et ärge selles mõttes seda küsimust endal jätke, saate vastused ja saate teha parema otsuse, et minu jaoks on ka kindlasti väga oluline, et kui te nüüd kaalute oma eriala valikut, siis et see oleks läbimõeldud ja kui te tulete tootearendust robootikat õppima, et te siis esimese aasta lõpus ei mõtle, et mul ikka meeldib majandus rohkem, et ma tahaks eriala vahetada või ma ikka olen puhas IT inimene, et mõelge see kindlasti hästi läbi ja et ei oleks sellist asja, et langete välja esimesel semestril eriala sobimatuse tõttu või teil olete ülekoormatud mingisugustel muude tegevustega, et teil on juba 1,5 töökohta ja mõtlete, et üritaks veel teha õpet, et see on minu arust üks olulisemaid asju, mida läbi mõelda, et oleks ikkagi eriala meeldiks, oleks motivatsiooni ja oleks ka enam-vähem mõistlik ajaline ressurss teil olemas, et te saate selle õppekaval õppida, et ei lange välja, et nagu ma ütlesin, meie erialale esimene aasta on, ütleme, sihuke kriitilise tähtsusega, et kui need matemaatikad ja füüsikad jäävad tegemata ja 15 punkti kokku ei saa, siis ongi jääb katkestus, mida me tahaks kindlasti vältida. Nii, aga ma tänan kõiki, kes osalesid ja nagu ütlesin, kui jäi mõni küsimus õhku, võtke ühendust ja kui nüüd piirangud läbi saavad, siis võite julgelt ka tulla kohale või vaadata laborites ringi ja vaadata, meie isejuhtiv buss sõidab enam-vähem regulaarselt, siis võib ka sellega sõitma tulla, selle kohta on huvi, jälle kirjutage, Karl seda veab praegu, on operaator, nii et kirjutage otse talle, et tahan tulla sõitma ja te saate kindlasti selle sõidu ajal küsida erialalt igasuguseid küsimusi. Aga siis sellega on meil täna läbi ja peatse kohtumiseni. Kes tahab minu kontakti saada, siis ma panin taga kirja siia chati. Jah. Olgu, siis sellega on täna läbi meil.